Hoone ise on eelmise sajandi algusaastatelt aga ta on 2000-ndatel ümber ehitatud alguse poole. Endine palkmaja. Ta oma ajaloost oli kindlasti oluliselt väärikama fassaadiga kui täna. Ühtepidi oligi siin keeruline planeeringut paika saada, et kuna peres on 3 last, siis oli tegelikult soov teha vähemalt 3 magamistuba. Me tegime väga palju erinevaid ruumiplaneeringuid. Lõpuks ikkagi, kui lasime ehitajal siin lahti võtta teatud kohad, et konstruktsioone üle vaadata ja kontrollida, kas on võimalik midagi sellist teha, siis tuli välja, et ega ikkagi päris nii vabalt planeeringuga käituda ei saa. Ja siis tuli samm tagasi astuda ja uuesti vastavalt sellele, mis konstruktsioonid võimaldasid teha, uus lahendus. Jäi kompaktne 3 magamiskohaga lastetuba. Mõistlik, sellepärast, et kui sa suvel siin käid, oled üldse väljas tegelikult ja kui sa koju tuled, siis ka suhtled siin ja istud perega või tuttavatega või magama lähed siin ikkagi väga lühikeseks ajaks. Kaks avaramat elutuba ja söögituba antud juhul toimib paremini. Valge korteri projekteerimine, et seda igale ühele päris ei ole võimalik teha. Esiteks paljud inimesed ei taha valget, isegi rääkimata valgetest seintest. Paljudel on sellega mingisugune haiglafoobia, et teha täiesti 100% valge, seda juhtub harva, et keegi on sellega üldse nõus. See on ainult siis võimalik teostada, kui tellija ise kuidagi ootab seda. Praktilisuse mõttes tänapäevaste materjalidega on võimalik seda teha ka igapäeva elamiseks, aga antud korter on tegelikult mõeldud selliseks suve elamiseks, ehk ta ei ole kogu aeg 24/7 töös. Samas on siin materjalid sellised, et ma arvan, et see peaks ka siis vastu, kui ta oleks igapäeva kasutuses. Jah, see toimib ja saab mängida valge erinevate varjunditega ja tekstuuridega. Tegelikult valgel ja valgel on väga suur vahe ja neid on ju kümneid ja kümneid erinevaid varjundeid ja eriti kui vaadata materjale, isegi kui võtad täpselt sama tooni valge, aga paned mingitele erinevatele materjalide peale, tekstiil, mingisugune plastik, puit kumab ikka tekstuurina alt läbi ja nii edasi, siis tegelikult kõik need materjalid hakkavad hoopis teistmoodi elama. See valgete kooslus või mitmekesisus tekitab hubase tunde, et kindlasti annab ka see ruumi enda tunnetus füüsiliselt seda edasi. Aga et see põrand näiteks, et ta on tegelikult pehme materjal, ta ei ole kõva, et puit öeldakse, et puit on hästi hubane ja soe, ta ongi oma olemuselt soe ja elav ja kuidagi sa läbi ihurakkude tunned seda looduslikku ja hubast materjali, aga samas ta on ju kõva materjal. Et siin jälle vastupidi on ilma igasuguse faktuurita
põrand ilma puugita, aga samas on ta jalal meeldiv ja pehme, sest antud materjal on elastne, et ta on EPO-laadne materjal, aga EPO on jäik ja kõva. Siin on tal spetsiaalne helisummutav kiht, mis annab talle ekstra pehmuse, et ta annabki niisuguse mikrovajumise või meeldiva tunde, nagu võib-olla vaibatunnet ta päris ei anna, aga ikkagi tunned seda hubasust ja pehmust. Ja selle võrra on see materjal tegelikult ka soojem ja suvel vastupidi siis jahedam, kuna see helineelav kiht seal annab pehmuse ja isolatsiooni ka. Tegelikult see akustiline aluskiht ongi selleks mõeldud siin, et ta võtab sammu müra ära. Kuna see valge tuli lauale kohe alguses kontseptsioonina, siis ma võtsin sellise eesmärgi, et nagu võimalikult vähe elemente või kuidagi, et ei ole selliseid juurde pandud asju, et pigem peaks olema kõik võimalikult vuugivaba, võimalikult sile, võimalikult vähe igasuguseid ehituslikke või sisearhitektuurseid lisandeid. Seetõttu siis sai ka valitud seesama Sika Comfort Floori põrand, et ei oleks põrandal nii-öelda ühtegi vuuki, kuskil üleminekuid, mitte midagi, et põrandaliiste ei ole. Siis sai valitud uksed, kus ei oleks lenge, et lengid on alumiiniumraamidega, et sul ei ole lengiraami, rääkimata siis ukseliistudest. Ustel siis sai valitud sellised lingid, millel rosette ei ole, jälle, et detaili vähem, et on ainult niisugune minimalistlik link. Loomulikult peithinged, loomulikult magnetlukud, mis on juba igas arenduses peaaegu alla lastavad lävepakud. Teistest viimistlusmaterjalidest seinad on lihtsalt värvitud kõik ühte tooni. Välja arvatud märgruumid ja üks aktsentsein. Ma tavaliselt vanades majades soovitan alati klientidel kasutada Fermacell-plaati, et see on ikkagi siis uitmajale tervislikum, endale tervislikum kindlasti, et ei ole seda kipsi ja hallitusohtu, aga materjalina ta on tugevam ja vastupidavam. Lagedega oli ka siin muidugi päris palju maadlemist. Laed kukkusid pähe ja vanad ventilatsioonitorud, mis siin olid, kõik see sai välja kraamitud, aga siiski, kuna vent pidi jääma, siis kahjuks lagesid nii kõrgeks teha ei saanud, nagu algselt oli plaan, aga õnneks ehitaja siin väga palju suutis välja pigistada, ka iga millimeetri eest võitlesime. Et see köögi osa oli ikka enne, ma ütleks veel 30 centimeetrit madalam või isegi rohkem. Ja imelikke kõrguste erinevusi oli siin teisigi. Laes siis panime vabariigiaegset lage meenutava peegelvõlvi või selle kaare. Mõnes mõttes nagu maja ajalugu natukene kuidagi stiliseeritult siin edasi anda koos nende siin omaaegsete K-rakendega ja pehmust, ütleme, tuli mõtte anda. Kui veel tagasi tulla selle kontseptsiooni juurde, ühtepidi ma tahtsin hästi puhast teha lakoonilist, aga teisepidi ma hakkasin mingi hetk mõtlema, et kui kõik on süvistatud, kõik detailid, ka WC loputuspaagid, lülitid ja kõik asjad on hästi napid, et kas see ei jää kuidagi kõle jälle teisipidi, et alati on see, et kui sa teed niisuguse hästi puhta karbi, kõik dekoori võtad ära, siis nagu see ekstra rõhutab seda kuidagi külmust ühtepidi, aga õnneks ta ei mõju niimoodi, et ikkagi need piisavalt asjad mängivad ja pinnad on küll lakoonilised, aga toimivad. Valguslahendus sai täpselt sama kontseptsiooni järgi kohe võetud, võimalikult vähe siis juurde pandud elemente. Et katsusin otsida võimalikult palju valgusteid, mis oleks sisse ehitatud, ehk tegelikult on siin enamus valgusteid kipsist. Jällegi oli suureks väljakutseks see, et meil oli vähe kõrgust, sest need valgustid, mis lagedes on sügavad reljeefiga, ornamentidega, kipsvormides valatud valgustid, et need tahavad tegelikult päris suurt paigaldussügavust
aga ka seinavalgustid on nii elutoas kui magamistubades on Flossi Soft Architecture valgustid, mis on ka samamoodi kipsist seina sisse ehitatud. Ja elutoa väiksed seinapealsed samamoodi kipsist, kõik on üle värvitud, et nad on sihuke täpselt nagu justkui välja kasvavad seinast. Ka lagedes tegelikult oli mõte neid väikseid spotte panna kipsist, aga kahjuks seal jälle oli see, et süvistusruumi ei olnud ja sinna pidi otsima võimalikult väikse süvistuskõrgusega lihtsamad ilma randita valgustid, mis ka tahab päris hästi. Kui lagedest veel rääkida, siis on täna juba piisavalt levinud ventilatsiooniplafoonid, mis on ka sisse ehitatud ja kipsist üle värvitavad. Kui see Eesti turul alles jõudis, siis ma üritasin mingitel objektidel seda kasutada. Ehitajad saatsid mulle kuu peale, et seda ei ole võimalik reguleerida ja see ei sobi ja kõik on halb ja paha. Aga õnneks nad on ikkagi täna jõudnud ka ehitajateni. Ütleme, et jah, et paljud ei ole sellest kuulnud. Mõned kohe võtavad nõuks ja teevad, aga ütleme, et sellised tihti mingid ehitajad, kõik, mis on nõus, üritavad eemale tõugata ja vältida. Aga jah, täna on ikkagi see sihuke, ma arvan, enamus disainkorterites ja majades juba standard. Kuna teatud seinu liigutada ei saanud, tegelikult oli soov köögi ja elutoa vahelist seina rohkem avada, aga siia pidi jääma mingeid kandvaid ikkagi elemente vahele. Siis vähemalt nagu suutsin ehitajatega kokku leppida, et siia väike nišš teha sisse, mis visuaalselt natukene neid ühendaks rohkem, et vitriinkapp, mis paistab läbi ja annab natuke seda valgust ja õhulikkust juurde. Aga jah, see köök oli algselt sarnase koha peal ja visuaalselt kuidagi tundus, et ega teda vähem ei ole mõtet siia teha, siis saigi tehtud ilma ülakappideta, on hästi õhuline lahendus, et ta ruumi kinni ei paneks. Köögi puhul siis veel saime läbi pika pingutuse lakke integreeritud õhupuhasti sinna ära paigaldada, et ma leidsin ainult ühe toote, mis oli sobiva kõrgusega, ülejäänud kõik olid oluliselt kõrgema paigalduskõrgusega jälle. Et kööki tuua juurde soojust, siis sai ka sihukest naturaalset puitu sisse toodud ja seda valgendatud, peitsitud, et siin tehti palju katseid, et õiget tooni leida. Et ta ei jääks liiga külmvalge, ka seda puidustruktuuri ka ikkagi oleks olemas. Need Ligné Rosé toolid on välitoolid. Tahtsimegi selliseid suuri vohavaid pehme olemusega toole. Nad olid ka teist värvi raamiga, et siis me tellisime nad Eestisse, võtsime lahti, lasime pulbervärviga üle värvida valgeks veel ja uuesti kokku tagasi, et saaks valge tooliraami ka. Ülemakstud tool selles mõttes, et ta on õuetool. Sisetingimustes ta võiks olla lihtsama kangaga, aga ta on vett ja sademeid kannatav materjal, mis on väga hea, et ta on hästi puhastatav ja ei võta mustust sisse. Köögitehnika osas seal, kuna oligi plaan, et siin erilist suurt söögi tegemist tegelikult ei toimu, siis on ka need valikud minimaalsed, väike pliidiplaat ja hädapärased asjad on siis integreeritud tegelikult. Joogijahekapp, et sul on suvel ikkagi veinid asjad võtta, külmkapid, mingid prügisorteerimised, nõudepesumasin. Muidugi need Flossi valgustid seal samamoodi jälle sisse ehitatud ja ümarad oma olemuselt, et pehmendada selle väikse ruumi kuidagi väiksust või kõledust. Kui väike ruum, lihtsalt kandiline ruum on, sul on seal 2 mööblitükki sees, siis ta tegelikult on tühi ja iseloomutu ruum. Et kui sa panedki sinna paar head aktsenti, nagu näiteks need samad Flossi valgustid, siis ta juba tõstab selle hoopis nagu teisele tasemele, et kui sinna oleks pannud lihtsalt laelambi, ütleme, voodi seina ja kapp teise seina, siis tuba oleks iseloomatu tegelikult. Sihukesed kuidagi ruumist ruumi sama võttega asjad kindlasti seovad ka selle kogu korteri kokku, see on üks asi.
aga teine asi jah, et kuidagi anda sellist iseloomu, et väike ruum justkui, aga samas, et tal tekiks mingi teine niisugune nips juurde. Magamistuba oli ülitilluke, et käiguruumgi on seal voodide kõrval nii minimaalne, mida ma tavaliselt tegelikult ei tee, aga kuna seal ruumi selleks ei olnud. Tegelikult voodi oli ka soov teha algselt paksema äärega ja pehmem. Reaalselt meil iga sentimeeter või millimeeter oli arvel, siis me pidime selle voodi karkassi tegema mitte pehmendatud materjalist ja paksem, aga siis niisugusest õhukesest karkassmaterjalist, et vähekenegi säiliks seda käiguteed seal. Ja kuna mul olid plaanitud sinna need flossi seinavalgustid, mis võtavad päris palju seinaruumi ära, siis tegelikult ei jäänud enam voodi peatsi kõrvale ruumi pistikutele seina peal. Ja siis saigi lihtsalt need liigutatud öökapi sisse, teist võimalust ei olnud. Aga ma arvan jällegi päeva lõpuks oli see õige otsus, sest kui need oleks sinna jäänud, siis nad rikuksid seda valgusti kõlavust seal või kuidagi, et seal kohe kõrval oleks, siis nad rikuksid seda vaadet. Ja üks magamistuba 3 lapsele, siis tuli hästi ruumisäästlikult voodid ära lahendada, aga samas, et ei tahtnud seda niimoodi kinni panna kogu mööbliga jälle, et see õhulisus kuidagi ei kaoks, siis üks voodi sai lakke riputatud, ühest nurgast, teistest on ta siis seintele kinnitatud ja alumine voodi on maapinnale toetud, aga neil ei ole sellist traditsioonilist raami ja peatsit, mis ühtepidi hoiab ruumi kokku. Tegelikult ütleme, neil kõigil kodus on 1,60 m laiad voodid, et sellepärast oli ka algne soov tegelikult kõigile see lai voodi teha. Jälle liiga massiivseks ei lähe, siis ülemine voodi on natukene kitsam, see vist sai 1,20 m lai ja alumised on siis 1,40 m laiad voodid. Ja et mingeid asju ikka on vaja kuskil hoida, siis sai lahendatud ära see teisele voodi tasandile minek treppkapina ja voodi alla veel pikad sahtlid ja väike siis kapikene teise eraldiseisva voodi juurde ka lisaks, et vannipaigaruum ka jääks. Vannitubade suhtes tahtsime kohe teha 2 erineva viimistlusega vannituba, et väike korter, aga ei pea kordama, kuna niigi on vähe viimistlusi ja vähe materjale. Ühe puhul oligi mõte jätkata seda põhilist ideed, et võimalikult vuugivaba, võimalikult vähe erinevaid ühendusi ja seetõttu siis üks märgruum on tehtud mikrotsemendiga, kõik pinnad kaetud mikrotsemendiga, dušinurk kaasa arvatud, mis siis võimaldab teha seda, et sul ei ole vuuke, mis kogunevad mustust ja tegelikult on niisugune väga praktiline. Ja teine vastupidi siis sai valitud selline iseloomuga raamiline plaat, väga omanäoline ja seal ma ei tahtnud teha seda liiga totaalselt üle terve ruumi, et seetõttu tegime porte, mis on siis pool seinakõrgust on tehtud selle mosaiikplaadiga, põrand kaasa arvatud ja siis seina ülemine osa on värvitud silepind. Aga selleks, et ei jääks sellist plaadiranti, mis kogub tolmu ja oleks sihuke kuidagi inetu, siis ehitaja nägi päris palju vaeva ja käsitööd sai teha, et kuna see mosaiik ei ole sirge servaga ja tähikukujuline, siis seal tuli väga palju vaeva näha, et serva sisselõige teha, et saada see nii-öelda plaat samasse tasapinda ja ilusti vuugid ja kõik klappima. Et see on kindlasti tänuväärne töö, mida ma arvan, iga ehitaja oleks tahtnud teha. Ühte siis märgruumi sai ka paigutatud ära nii-öelda majapidamisruum, kus siis tegelikult on ka kõik tehnosõlm seal selles kapis sees, seal on kõik elektrikilp, ventsead, koristusvahendid ja pesukuivatus ja pesupesemine ja kõik minimaalselt hädavajalikud asjad on sinna kappi ära peidetud. Loputusplaadid on süvislahendusega, et jätkata seda sama joont, et võimalikult vähe eenduvaid ja väljapaistvaid elemente. WC-potid on pandud seina peal, et alt oleks hea koristada, ei oleks kokkupuutepunkti jälle, põrand oleks vaba.
ja samas annab õhulisust. Selles märgruumis, kus on siis keraamiline plaat, sinna otsustasime panna dušialuse selleks, et siis selle keerulise mosaiigiga ei peaks mingeid kaldeid ja trappide paigaldusi tekitama, see tundus nagu ülepingutus või puhas dušialus töötab seal minu arust väga hästi. Ja teises siis mikrotsemendiga dušinurgas, seal on kasutatud ECRN-trappi, mis on samamoodi nagu loputusplaat kaetud valge klaasiga. Segistid seinasisese paigutusega, jällegi, et see annab hooldusvabadust juurde. Peeglid siis said ka eritellimusel tellitud selleks, et saaks täpselt õige suurus, nii-öelda ruumi sobiv, tagavalgusega. Antud korter on nüüd juba 2 aastat vana, nii palju kui siin on käidud, et on ta saanud korralikku kasutust ja ma arvan, et ta püsib sellisena veel pikalt.